Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Jumala hea algus, tõesti väga hea algus, lase edasi. Jaa, tere kinnisvarasõbrad, meil on siin Zen minutid ja täna räägime hoopis nagu rahulikult. Võidu räägime väga äkiliselt. Ei, no ongi oluline öelda, et kuidas me nii toredad oleme, et me mediteerime. Kusjuures lasta olla. Jah, aga millest me täna? Ja me räägime sellest, et meil on stuudios jällegi mina ja Kaave Huubist Rainer Olgo. Just. See on ka Olgo kinnisvarast. Aga mis on väga hea ettevõte ja väga rikas ettevõte ja toetab erinevaid asju. Just. Ja mis meil tänase teema on siis? Tänane teema tegelikult me võtsime kõige ägedama teema üldse, mis raadiokuulajatele, televaatajatele, YouTube'i vaatajatele ja muudele inimestele teie enda teemad. Ja mida vaatajad, kuulajad meile saatnud on, me ei ole küll palunud viimase aja jooksul, aga need küsimusi on ikkagi tulnud ja võtame need küsimusi vaikselt kokku, valisime paremad välja. Mitte naljakamad, vaid nagu tõesti päris inimeste päris mured. Päris mured. Et te saate, kui teil on sama mure, ja kuulate seda muret, siis me lahendame selle ära. Ja vaadates, et nii palju on kirju, see tähendab seda, et neid muresid tuleb, võtame iga kuu viimase saate näiteks. Jah, et aga saatke meile neid küsimusi, et isegi kui te ei pea võtlema, et teie küsimus on kuidagi igav või tavaline või te saategi ühe seisukoha meie nagu sellise professionaalse või nüüd targa arvamuse. Ja. Saate kasutada seda. Ja. Tasuta. Et saatke, sealt kus te vaatate, sinna saatke. Et kui te vaatate YouTube'is, siis küll te seal all kontakti leiate. Või kirjutage Tartu Teatele, või kirjutage Kaave Huubi, või kirjutage Olgo kinnisvarasse, või kirjutage Ööklubisse Next Level. Kas või need saad, aga võtame ja hakkame järjest tulema, et kes on loe ette, mis sulle teale. Me natuke sättisime, et minul on nagu müümisega seotud mured. Aha. Ja sinule siis said ostmisega seotud mured. Ja, aga kõigepealt üks müümisega mure. Nii, esimene Jaanus Viljandimaalt, mitte ainult Tartust. Rõhutan, et nimed on muudetud. Nimed on anonüümsus garanteeritud, et Jaanuse me mõtlesime välja. Ja mitte Viljandimaa. Aga küsimus on väga hea. Küsimust me muutnud ei ole, küsimus on sama. Mul on korter müügis olnud juba 4 kuud, aga huvilisi peaaegu ei ole. Kas hind on vale või probleem võib olla milleski muus? Nii, tegelikult nagu lihtne vastus on see, et hind võib olla vale ja probleem võib olla milleski muus. Aga lähme... Kuidas seda probleemi lahendada? Küsi äkki kuskilt mingit mida mina teeks. Mina küsiks siis kuskilt nagu neutraalselt nõu. Ma küsiksin hinna kohta eksperdi arvamus. Ma saaks võib-olla ära hinnata isegi. Et siis ma saaksin teada, et mida inimesed teevad, et see on sellised eksperdid. Hind on alati ju madalam kui sinu ootused. No jaa, aga hindaja alati võrdled nagu päris tehingutega. Ise saad tõe teada. Siis sa saad tõe teada. Ja teine asi on see, mis see teine pool küsimust oli, kas hind on vale ja mis see teine pool oli? Võib-olla probleem milleski muus. Ja võib-olla ka milleski muus. Võivad olla näiteks koledad pildid. Võib-olla mingisugune lihtne probleem lahendamata näiteks, ma ei tea. Haiseb pildi pealt, et keegi on tulnud vaatama ja tundis, et haiseb. Ise sa ei tunne ju seda haigust, oled seal elanud. Mina olen kutsunud mõne sõbra, et kriitilise pilguga tule vaata ja sõber tundiski haisu ja saime teada, et ventilatsioon ei tööta. No näed, võtan järgmise. Ma arvan, päris hästi, jah. Ja ootame, kordamööda ei küsi. Teeme kordamööda. Ja võib täpsustavaid küsimusi otse meile saata ka. Nii, edasi. Nii Malle Jõgevamaalt, nimi asuvalt muudetud. Aga me rohkem ütle seda, et te teate, et lihtsalt, et oleks võike isiklikum, et aga kõigil ei ole päris need. Rainer Tartus. Ja, aga lihtsalt, et kui me ütleme Malle, siis on ikkagi meile kirjutanud naisterahvas ja kui Jõgevamaalt, siis on tõenäoliselt kuskilt Eestist. Tegelikult on kõik Eestist. Nii, aga Malle küsimus siis. Olen esimest korda kodu ostmas. Kuidas ma tean, kas korteri hind on õiglane või liiga kõrge?
okei, Malle ostab esimest korda kodu. Kuidas ma tean, kas korteri hind on õiglane või liiga kõrge? Ju siis ta on mingi endale lemmiku välja valinud või sobiva. Ma ei tea, kas siin tasuks soovitada seda, et kasuta hindajat. Iga kord käid, kui sa oled juba päris ära otsustanud, tegelikult on, kui sa oled nagu lõpus. Aga kas hindaja peab palkama müüja või ostja? Või vahe? Kui sa ostad pangalaenuga, siis üldiselt ikka ostja, nagu, et kui sa Malle, oli Malle? No, see nime ju välja. Ütleme, et oli Malle. Ütleme, et Malle, et kui Malle sa ostad laenuga, siis sa pead palkama hindaja ja hindaja ütleb sulle turuväärtuse. Ega sa laenu niikuinii rohkem ei saa. Aga mis? Võib-olla Malle saa. Aga ma panen ennast praegu Malle leidi selga praegu. Nii, mõtle Malle. Nii. Mis see? Aga ma Toreda häälega kole naine. Ma arvan, et Malle on palju toredam. No räägime küsimus. Kui Malle leiab korteri, No. korteri hind on 130 000. Nii, näiteks. Nii, ja mõtleb, kas ta, ja siis paneb hindaja peale, saadab sinna ja hindaja hindab selle 95 000 peale. No jaa, kui nii kõrge hind Jõgevamaal tuli. Aga no see oli ka muudet. Hind muudetud. Ja mis siis juhtub, kui hind tuleb 95 000 peale? mis asi see? Ja siis ta saab teada, et ei ole õiglane. Jah, siis ta saab Väga lihtne. ja. Mallele vastatud, võtame järgmise. Malle saab küsida juurde alati, kui liiga kehvad sai. Minu arust väga hea vastus. Selle kirjutab Rainer Tartust. Kui korter vajab, ei naera küsimuste üle. Me oleme ise nii. Kas Rainerit Tartus, vabandage, ei oli Väga vaimukad. ahto üle võib naerdada. Kui korter vajab remonti, müüja poole. Ei, müüja poole. Kas on mõistlik enne müüki remont ära teha või müüa sellisena, nagu ta on, aga selle võrra soodsamalt? Sest remontimine on kallis lõbu tänapäeva. Remontimise kohta on selline nagu lause või, et kui sa tahad odavalt ja hästi, Siis tee nagu Mr. Bean. siis pead 2 korda tegema, et kõigepealt teed odavalt ja siis teed hästi. Et 2 korda. Ja ehitajate siuke hirm, et kui sa ei tunne, kui sul on tuttavad ehitajad ja kindla peale saad minna, siis tänasel turul ilusamaid asju on mõnevõrra lihtsam müüa. Jah, mina olen jällegi täheldanud, et mõtled, et mis see siin ikka ära ei ole, et paned värvid selle ja siis isegi kipsi ei pea vahetama. Ja siis see töömees on seal mitu kuud teeb midagi ja iga päev küsib raha. Ta on ikkagi väga kallis lõbu on ikkagi remontimine. Eelarve. Ei, see läheb üle, eelarvest läheb niikuinii üle. Aga sa võid ju kohe arvutada. No pane eelarve, pane 50% otsa ja kui siis ka veel ära tasuks, siis jah, siis teeb remonti. Siis näed, hea vastus. Nii, järgmine. Ahto Tartu vallast on esitanud küsimuse, et kuidas vältida olukorda, et ostan korteri ja hiljem selgub, et majal on suured probleemid. Kuidas vältida olukorda, et ostan korteri ja hiljem selgub, et võib-olla tuleks siis enne selgeks teha, millised probleemid majal on. Suhelda ühistuga, suhelda naabritega. Täna väga trendikas on naabritega rääkida. On. Jaa. Ühistuga suhtlemine on väga trendikas. Mina ütlen vahega, moodne. Ma muutsin enda käitumist ja ma käisin ühistu koosolekul. Sellest võiks ära näinud ei ole. Otse ülekand. Kunagi ammu käisin, oleks võinud otse laivi teha. Ma käisin, väga põnev oli. Tõlge oli. Meil olid kõik kodumaakeelsed. Okay. Ja väga äge oli. Kunagi oleks laul, et oma rahvaga mul meeldib olla koos. Jaa, meeldis. See on midagi sellist. Ma ei ela ju seal majas. Ma olin see, kes oli lihtsalt nagu. Aga äge. Ma sain kaubale teatud asjades. Kas me vastasime ära Ahtole? Käi ja uuri, jah. Käi ühistu koosolekule sa ei saa. Aga saad ühistu esimehega enne rääkida naabritega. Küsi protokoll selle aasta. Tööta läbi. Jah, tööta läbi, vaata. Aga tõesti, jah, käi ja küsi ja suhtle. Ja Googelda ka veel. Googelda, sest Tartus on üks korteri ühistuga aega ilmub selle kohta uudis ja Googeldage. Okei. Nii. Kas Tartu vallas meid? Müüja poolt nüüd. Aalik Tartu Ammelinnast kirjutab meile. Kuidas aru saada, kas maakler teeb minu kinnisvara müümisel päriselt tööd või lihtsalt ootab ostjat? Kas nüüd võiks defineerida, mis see lihtsalt oota ostjat. Aga kui ta väga hästi ootab?
et tuleb sellepärast, et kui ise ootad, ei tule, aga maaklerina ootab ja tuleb. Et siis maakleril on hea aura. No meie saadame oma tegevustest regulaarselt aruandeid. Mina arvan, et ka teised, no tuleb Mis aruanded? tuleb kiri. Käisin, näitasin. Ei, no tegin seda, tegin toda. Niimoodi. Tegin. Okay. Proovime saada. Aga kui maakler ei saada, ütleb, et ma siin tegin, aga Mina soovitaks iga nädal ikkagi, kui kiire sul on, et kui ei üle, et kuidas kuidas läheb, et mis sa teed siis seal, et ma olen, või siis ütled, et mul on aega küll, et las ta siis seisab, et ma arvan, et ega sa muud moodi ei saagi teada, et kui sa küsid ja siis vaatad ka võib-olla, aga mis see väline osa, sa ei tea ju kellega, kui palju ta rääkis, eks ju. Et eks ta siuke ploki peab pidama. Tunnetus küsija, kui tundub, et on aus, siis ei ole siin kedagi huvita, lase mind alla. No ega suures plaanis, kui kõik on tehtud, see on tehtud, too on tehtud, kolmas asi, siis no lihtsalt tulebki ta lõpuks alla lasta, jah, kui kõik on tehtud. Aga võt küsimus sellest, kas kõik on tehtud. Ja sellest tuleb nüüd aru saada. Ja mõtle ka kaasa, et jällegi mõtle, mis minu kliendid teevad, et mõtlevad ka, et kuule, et sa oled reklaami ole vähe pannud, et mõni isegi ütleb, et okei, meil oli selline kehv leping, et me sulle eriti ei maksa, ma maksan ise reklaami kinni. On ka seda tulnud ette, sest eks seal igal kulud, et Kas omanik võib ise ka veel seda reklaamida? No ikka tuleb ise jagada Facebookis ja turundada ja öelda, et ja siis veel panna juurde, et tead, see on minu oma, aga mul on tark maaker, palgatud, suhtub minu eest. Mõni tuleb siis, pöördub näiteks otse su poole. Jällegi ütleb, pole hullu, vaata ära. Mina ei suudaks ise enda korterit müüa, kui keegi tuleb, hakkab maha tegema. No jaa, sa vägivaldseks. Ei, ma ei ole vägivaldne, aga lihtsalt, sa hakkad ju õigustama igat asja. Ja see on ikkagi, kui sa ikkagi oma kodu või oma asja müüd, see muutud ju emotsionaalselt. Mul oli selline autoostja mentaliteet, et tuleb mingi tüüp ja tuleb ostma sulle siis klient, tuleb ostma sinu korterit, et või see on maru halb korter, sul on halvad aknad ja tapeete, ma ütlesin, et ei taha siis osta. Ei, muidugi tahan osta. See on ju nii halb. Ja siis see loogika ongi, et see, kui keegi hakkab maha tegema, tegelikult see on viide sellele, et ta tahab osta. Ta tahab paremalt hinda. Või paremat hinda tahab alati igaüks ju, kes seda päemas. Oota, nüüd on minu kord. Ei ole minu korras. Nii, minul on jälle naisterahvas. Siis Pille Tallinnast. Nii. Küsib niimoodi, et kui korter meeldib, kas peaks kohe pakkumise tegema või tasub proovida hinnas alla kaubelda. Aga see on keeruline küsimus, kui sul väga meeldib, on ainulaadne korter, eks ju. Pillele väga meeldib. Kui maaksler ütleb teile, et meil on siin 7 huvilist praegu, kes me pole veel notari aega pannud, kes esimesena paneb, kes esimesena käsiraha maksab. Ega siis võib-olla ei ole mõistlik. See tundub, et ta ikkagi hind on nii-öelda õige, et mis sa seda juuksekarva lihtsalt juttu ajab. Kui valetad, aga siis huvilist. Siis siin on küsimus Pillele, et kui kaua ta on otsinud seda, võib-olla ta pool aastat otsis, lõpuks leidis selle õige. Ja ma olen väga palju näinud inimesi, kes sellest õigest ilma jäävad. Meie just eelmine saade käis meil üks tore mees külas ja tema näitas pilti ja näiteks selline garaažist ehitatud majake tundub äkki õige. Ja lõpuks tuleb nüüd üks müüki, need ei ole ju müügis väga Tartus. Mis sa kaupled? Mis sa siis kaupled? Kui sa oled ise rahul selle, ei 5000 ütled, 30. Ei saa nii osta seda. Ei saa, jah. Et eks seal on see küsimus, et kui hea teadmine sul turuväärtust on, kui sul teka turuväärtus ja sul on vaja, see sulle meeldib. Mina arvan, et see, kui sa saad 1000 eurot alla, tavaliselt ega kinnisvaras need alla hindused ei ole väga suured. Kuidagi ikka sükene 5000, 1000 ja nüüd on küsimus, kui sul on 100 000 asjaga, ta on ideaalne. Kas on? Ma olen näinud seda mitu korda, et kõigepealt kaubeldaks alla, siis tekib teine huviline kaubeldaks üles. Ja need samad, kes alguses kauplesid alla, lähevad veel kaotajaks. Ja, et ehk siis, kui väga meeldib ja hind tundub õige, mina kaubelda ei soovita tegelikult. Nii, kui maakler ütleb, et peaks hinda langetama, kas see on alati vajalik või on see lihtsalt kiirem viis müügiks? No seda me juba võtsime. Mees või naine küsis? Mees. Oota, mis see ütle uuesti, kui maakler ütleb, et peaks hinda langetama, aga et kas see on alati vajalik või on see lihtsalt kiirem viis müügiks? Me just tegelikult lahkasime seda teema. Sellele küsimusele me vastasime. Ja, et eks hinna langetamine sõltub, kui kaua ta on juba müügil olnud ka.
et kas on tehtud kõik? Mina Võimalik. tegin mingi aeg väga ägedalt, üks korter nagu oli põnev ja kirjutasin sinna maklerile, lihtsalt tegin nalja, pakkusin 5000 alla. Mingi 60 maksis, kirjutasin, et kiire tehingu puhul sobib 55. Ja. Makler vastas, et tere, tore ja et 55 on huvitav pakkumine, meil on 10 inimest juba järjekorras, kes tahavad nagu notarisse juba minna, aga keegi veel pole mingit vastust öelnud, et võib-olla isegi on võimalik see, et kas panen teile notari aja. Siis ma kirjutasin vastu, et ma hea meelega tuleks kõigepealt vaatama seda korterit. Siis ta kirjutas, väga hea, aga kas paneme notari aja ära? Mõtlesin, ma tahaks nagu vaadata. Siis ta küsis, aga kas Paneme ära notaraja. Jah, ei, seda ka, aga kas te olete kursis selle korteri olevate puuduste? Ahah. Ja siis ma ei viitsinud talle enam vastata. Rohkem ta ei küsinud. Makler see selline, ja, et jumala eest, paneme selle notari ajakirja, onju. Ja, aga Oota, kas ta pärast nagu ei küsinud enam, et rohkem? ei küsinud, Suhtlus lõppes, kui olete suhtlus lõppes ja rohkem ta ei küsinud. Aga oli selle kellegi teisel ära või? Võib-olla, aga esiteks ta isegi ei näidanud korterit, ta isegi ei tutvustanud, kas see oli halb makler. Ma ei tea, niimoodi, et võib-olla see, vaata see olukord. Küsib, et kas ma tean, kus ma pean. Mina nagu ka mõtlen, et meil on siin näiteks on mingi korter müügil ja on turu ennast natukene all, huvilisi hästi palju. Kui huvilisi on hästi palju, et kas ma siis nende kõigiga nüüd suhtlen edasi sealt nagu kohast või siis kui juba on broneeritud, ma ei hakka neile kõigile teatama, et on broneeritud. Ei, muidugi. Aga kas kui olete kursis, jah, võib-olla ta ajas siit seki kelle. Kahtlane. Aga mul tekkis ka kohe üks küsimus. Kui näiteks mina ostan samas majas, kus mul näiteks on juba korter, ostan kuskil teise korteri ka. Ja makler ei räägi mulle kõikidest puudustest seal, katusest ega midagi. Kas siis võib eeldada, et kui ma juba seal majas juba olen, et ma olen siis kõigist nendest juba teadlik või ma saan pärast näidata näpuga, et sa ei näidanud? No sa oled teadlik sellest, millest sa oled teadlik. Kui sa ikka ei teadnud ja ei tutvustad. Aga kas pärast saab makler öelda, et see ei ole varjatud puudus? Ise elad seal majas juba, ise omad seal majas näiteks 5 aastat kõrval olevat korter. Kuidas sa ei tea, et katus läbi? Ei, no on olemas, ei teadnud ja ei pidanud teadnud. Selles mõttes, et seda vist pidid teadnud. Pidin teadnud. Tõendamise küsimus. See ei ole enam. See ei ole nii. Kui kõik asjad oleks niimoodi paigas, keegi peaks üldse kohtus käib. Ei oleks vaja. Nüüd see tõestatakse, ei teadnud. Ei pidanud teada. Aga sinu puhul siis võib-olla saaks tõestada, et sa oleks ikka pidanud teada. Oleks pidanud teadma, aga kui ma näiteks, ma ütlen, et aga ma pole eelmistel ühistu koosolekutel käinud, lihtsalt ma ei ole tahtnud käia. Siis hinnatakse tõendite põhjal, et ma oleks pidanud teadma. Kas oleks pidanud käima, kas on normaalne majandamine? Varjatud puudus või ei ole? Ei, varjatud puudus võib olla varjatud nii müüja kui ostja kõigi inimeste eest või olla varjatud see vabastama astud. Ja kui sina midagi müüd, siis mitte sa ei pea varjama, vaid sa ise ka ei näinud, saad ikka varjatud puuduse. Jah, nüüd. Selles mõttes. Ei, aga siis ongi terve maja teadis, et katus laseb läbi, kuidas sina nüüd ei tea. See on niisugune. Jätab kohtule ka. Nüüd ma sain enda küsimusele ka vastuse. Minu küsimused on otsas. Kas me küsime veel mõne või jätame tule? Vaatan, kas siin on üks. Seda küsimust me esitame, veel ma naerma hakkasin. Aga ma ei tea, tõmbame kokku, et jätame tulevikuks ka, et küsige iga kuu saate vastused, et kui... Teeme iga kuu, ärme nüüd päris lubame, et iga kuu viimane, aga kuus, ühe korra vähemalt me vastame küsimustele. Just, ja võib sama, kui näiteks jäi arusaamatuks, võib see, näiteks siin on olnud Ahto võib uue küsida. Kosime välja ka kõige parema küsimuse. Loosime? Ei, ma ei tea. On see olnud? Mis auhinnaks on? Auhinnaks on tasuta konsultatsioon. Teeme hindamise. Tasuta hindamine? Nagu selles mõttes, et sa hinnangu annad. Arvamuse andmine? Jah, et ma arvan, et see... Võitja saab tasuta arvamuse oma kinnise, ta ei ole pärast, ei pea hakkama kliendiks. Muidugi võib, aga ei pea. Aga valime välja, et mis see võiks olla. Muidugi valiks, et nagu siis... Mulle meeldis see küsimus siit, kes see küsis seda, me teame täpsemalt pärast.
kuidas vältida olukorda, et ostan korteri ja hiljem selgub, et majal on suured probleemid. Mulle meeldis kõige rohkem see ostuküsimus, ma ei tea, kas see võiks... Ja, võtame, et ühendust saate tasuta eksperdi arvamuse. Võib öelda. Arvamuse, kirjaliku arvamuse. Eksperdi arvamus sinu objektis. See oli väga hea küsimus sellepärast, et viimase ajal on rohkem teema nagu selles, jah. Aga siis me 3 asja veel ei toogi, meilt ainult küsimused olidki, et aitäh kuulajatele. Küsi ja veel kord küsi ja küsija suu pihta ei lööda ja küsides sa võid veel saada auhinnaks eksperdi arvamuse. Näiteks. Täitsa tore. Aga linnud siristagu sulle kõrva ja pähe ja sõber, kes sa vaatad ja kuulad. Ja nädala pärast jällegi uued kinnisvara jutud. Rainer läheb enda kaavehuubi tagasi ja toimetama ja vastama meilidele, kes on saatnud talle kirju, olgu. Ja sinna saab ka saata. Ja, ongi nii. Mina lähen oma tegemisi tegema. Ja, Next level. Kinnisvara minutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.